Tšau. Ma jooksin ajaga puntrasse. Ma tulen praegu proovist. Sükene lavastus, arvamuslavastus nagu avameelselt arvamisest, kus ma räägin ise isiklikult oma seisukohast siis Eesti arvamuskultuurist. See on reklaam. Septembris on esikas. Kindlasti jagan ma eventi ka oma Facebooki page'il. See on reklaami lõpp. Ja ma jooksin ajaga puntrasse selles mõttes, et ma peaks oma Q&A asju tegema, aga ma just tulin proovist ja tegelikult mul on kõht tühi, aga ma mõtlesin, et kas mida sa teed? Ei, sa ei hakka praegu perset lakkuma. Ja ma mõtlesin, et ma siis vastan nüüd küsimustele ära vahepeal siin. Tooteasetus. Enne kui ma alustan, siis ma ütlen kohe seda, et mõned küsimused ei jõua ekraanile. Ma küll näitan küsimuse ekraanil, aga kui nüüd sina vaataja näed, et sinu küsimus ekraanil näha ei ole, siis suure tõenäosusega see tuleneb sellest, et võib-olla sa oled sama asja küsinud ja ma lihtsalt vastan nagu kellegi teise küsitud küsimusele, aga kuna vastus on sama, siis ma näitan ainult ühte kommentaari. Ja mõned küsimused ma lihtsalt ei vasta nendele vist. Ja ma ilmselt küsimused ei ole kronoloogilises järjekorras, nii et ma üritan kuidagi neid liigendada, aga ma teen seda montaažis, ehk siis mitte praegu, ma saan aru, see on vist meta praegu, et praegusel hetkel ma loen küsimused järjest, aga montaažis nende järjekord võib-olla muutub, võib-olla. Me ei tea, vaatame. Siin on teie küsimused. Mis produkti sa oma soengus kasutad? Sa Jossi. Või sa mõtled juukselõikus masinat või? Ma ei tea. Mille järgi valisid sa endale praeguse elukoha? Karjäär, töö. Ma sain Vanemuise teatrisse põhimõtteliselt külalisneetleja kutse nii-öelda. Siis jäin Tartusse elama puhtalt selle pärast. Ja nüüd elan Tartus. Kas sa arvasid, et su YouTube'i kanal saab nii populaarseks? Ei arvanud. Tõesti ei arvanud. Miks on su YouTube'i kanali URL eurolaser? See on selle pärast, et see YouTube'i kanal on 10 aastat vana. Jah, ma tegin selle kanali 2006. Ja siis oli minu username mõnes online mängudes oli eurolaser. Ja siis ma nagu tegin YouTube'i ka eurolaseri. Ja see nagu jäi. Ja last alla. Lahe ju, eurolaser. Tegelikult ei ole lahe, aga pohhui. Miks Nöök pole aktiivne olnud mitu kuud? Nöök on siis üks YouTube'i kanal või siis ka võtkem seda, kui ma ei tea, gruppi inimesi, võib-olla on see isegi produktsioonifirma, ilmselt mitte. Miks nad pole aktiivsed olnud? Ma ei tea, ma osalesin nende projektides kui näitleja ja ma ei ole nende organisatoorse poole pealt, ma ei tea mitte midagi. Nii et ma ei tea. Kas sa mängid arvutimänge? Kui jah, siis milliseid? Mängin küll, väga palju mängin. Milliseid? Mulle meeldivad rollimängud. Ma olen väga palju mänginud Fallouti, Fallout 3, Fallout New Vegast, Fallout 4, Skyrim, sellised mängud. Doomi mängisin viimati, mängin GTA Online'i. Mulle meeldivad paljud mängud, mis mulle ei meeldi on selline competitive, ehk siis võistluslik mingisugune element mängudes. Mulle ei meeldi näiteks sellepärast Hearthstone'i mängida, mulle ei meeldi CS, mulle tõesti ei meeldi. Overwatch, siukse mänge ma ei mängi. Kas sa ise monteerid enda videosid ja thumbnaile? Jaa, ma teen montaaži ise, ma teen thumbnailid ka ise. Mulle meeldib minu thumbnailide juures tegelikult, ma saan aru, see on vist egoistlik, aga mulle meeldivad mu enda tehtud thumbnailid ja nad meeldivad mulle selle pärast, et nad on nii amatöörilikud kuidagi. Ja kuna minu videod on ka väga lihtsalt nagu monteeritud selles mõttes, et lõigatud natukene lühemaks, intros on fade in, outro on fade out, ilmselt see ühel hetkel muutub. Aga thumbnailid nagu peegeldavad seda sama, et kõik on hästi lihtsasti kiiresti kokku klopsitud ja lähme edasi. Kaua sul läheb aega ühe video tegemiseks? Ma ütlen hästi ümmarguselt. 3-4 tundi. Kelleks tahtsid väiksena saada? Loomulikult politseinikuks. Siis minu vanaema jäi haigeks ja suri ära, siis ma tahtsin saada arstiks. Ja siis ma ei olnud enam väike. Mis erakonda kõige rohkem pooldate? See on natukene laetud küsimus, ma nagu tunnetan siin, et see on nüüd vasta nüüd õigesti, veits selline tunne. Võib-olla ma eksin, aga
sellele küsimusele on hästi raske vastata. Viimastel valimistel ma hääletasin Sotsiaaldemokraatliku erakonna poolt. Aga ma ütlen teile ausalt nüüd siinkohal üles, et ma ei käi hääletamas erakonna poolt. Ma käin hääletamas mõndade erakondade vastu, et oleks kindlasti nii-öelda üks hääl, mis räägib ühe kindla erakonna vastu. Ma siinkohal veel ei ründa nüüd EKRE-t, ärge seda mõelge, vaid oli üks teine erakond, mille vastu ma tahtsin häält anda. Kas on plaanis Tallinna teatrites külalisesinejana kaasa teha? Ma olen Tallinnas külalisena justkui tegelikult teinud. Ma mängisin Draamateatris Roomeos ja Julias, mängisin Roomeod või siis Tiibaltit, olenevalt sellest, kuidas trupi koosseis oli. Aga see on nüüd väike pilguheit teatrimaailma, et minul ei saa olla plaanis Tallinnasse külalisesinejaks tegelikult minna. Teatrites käivad asjad läbi kutsete. Inimesele saadetakse kutse. Kuule, tegelikult me mõtlesime, et tahaks sind siia tükki mängima. Ise ennast niimoodi pakkuda, see on... Peab olema staaž, peab olema nagu nimi. Võib-olla siis on see võimalik. HD Master Sniff küsib, kes kindlasti ei ole Sniff, vaid see on hästi ebaviisakas noormees, aga ma vastan te küsimusele, sest et ma lubasin. Millal sa näitlejaks hakkasid? Siis kui ma omandasin näitleja kutse ülikoolis, siis hakkasin. Siis kui ma diplomi kätte sain. Kas oled juhtunud nägema filmi Roukli? Kui oled, siis kas meeldis? Ma vabandan sügavalt, ma ei ole Rouklit näinud. Mis inspireeris või motiveeris teid näitlejaks hakkama? See on hea küsimus. Mis mind nagu inspiratsiooni kui sellist, ma arvan seda, et see oli 11. klassis, kui me tegime klassiga väikest mingisugust harrastusteatri asja, tegime Andrus Kivirähki Kalevipoega. Ja siis mulle nagu meeldis see, siis ma mõtlesin, ma tahaks olla näitleja. Kuidagi hästi lihtne ja labane vastus. Kas sinu arust on näitlemine raske töö ja kas see tasub end ära? See on jube raske küsimus, sellepärast, et kas näitlemine on raske töö? Jaa, on küll. Väga paljud inimesed ütlevad, et näitlemine ei ole üldse töö. Need inimesed ei tea, millest nad räägivad. Mingu perse. Loomulikult on näitleja töös väga kergeid perioode ja siis on ka väga raskeid perioode. Et kui inimene lihtsalt ütleb, et näitlemine ei ole töö ja see on kerge töö, siis tegelikult ta ei tea, millest ta räägib. Näitlemine on tegelikult üldises plaanis on ikkagi üsna raske töö. Ta on väsitav ja ta on nagu selles mõttes, et mina leian, ma võin eksida, aga see on minu arvamus praegu. Mina leian, et kui töö on füüsiliselt väsitav, siis see ei ole nii hull, kui töö on vaimselt väsitav. Ja näitleja töö on vaimselt suhteliselt väsitav kohati. Aga kindlasti mõnikord ka füüsiliselt. Ja küsimus, kas näitleja töö tasub ennast ära? No üldises plaanis on niimoodi, et ega näitleja Eestis ei ole nagu rikas. Selles mõttes, et kui inimene tahab saada rikkaks, siis ei ole mõtet näitlejaks üldse hakata. Aga selles mõttes siin on väärtushinnangute küsimus. Kui sa tunned, et see töö, mis sa teed, et sa saad sellest väärilist tasu, siis ta nagu tasub ennast ära, jah? Kuigi alati võiks rohkem palka saada. Kas Jänku Juss õhutab terrorismi? Ei. Kas maa on selline kera, nagu meile seda presenteeritud on koodmõõtmete ja valemitega? Jah, ma arvan. Ei, ma ei tea. Nii palju teaduslikke. See on umbes see, kas sina usud lameda maa teooriat? Ei, mina ei usu seda, sellepärast, et nii palju hästi põhjendatud süsteeme ja teaduslikke põhjendusi on, miks maakera on kera. Ja ma ei näe suurt põhjust, miks peaks inimestele valetama, et maakera on kera, kui ta tegelikult on lame. Et seal on see vaimse kontrolli küsimus, aga see on eraldi videoteema. Ja ma ei taha teha lameda maa mingit videot, sest et see on nii labane asi, millest rääkida. Kelleks pead sa ennast ja mis on sinu eesmärk siin planeedil? Ma pean ennast täiesti tavaliseks inimeseks, Eesti Vabariigi kodanikuks ja nagu kõik, ei millekski eriliseks. Mis on minu eesmärk siin planeedil? Bioloogilises mõttes, jätkusuutlikkuse mõttes on minu eesmärk see, et liik säiliks ilmselt. Aga minu kui inimese on see, et ma tahaks olla õnnelik vist. Kas tegeled veel jiu-jitsuga? Kus maal lõpetasid oma vööeksami? Aastaid tagasi ma tegelesin niisuguse asjaga nagu Hokotorio jiu-jitsu, mis on võitluskunst.
Ja ma tegin rohelise vöö ära ja siis ma käisin veel trennis ja siis ma ei jõudnud enam trennis käia, sest et ma pidin tegelema muude asjadega. Et veel aktiivselt ma ei tegele enam. Mis ajendas sind Fopaaga liituma ning stand-up komöödia stiilis esinema? Sest et mulle meeldib stand-up komedi väga. Ja ma olen alati tahtnud seda proovida ja kui ma seda ühe korra proovisin, siis oligi pekkis, siis ma nagu tundsin, ma tahan seda veel teha. Mulle meeldib see žanr, see on hästi vahetu, see on hästi tore, ta on väljakutsuv, mulle lihtsalt meeldib stand-up komedi. Millisena sa näed ennast 2 aasta pärast YouTube'is? 2 aastat YouTube'is on räigelt nagu pikk aeg. Selles mõttes selle jooksul võib juhtuda mida iganes. Võib-olla keelatakse ära siuksed videod, nagu ma praegu teen ja ei tea. Ma üldiselt näen, et 2 aasta pärast võiks olla, tellijaid võiks rohkem olla, eks. Aga ma loodan, et ma saan seda teha tihedamini, kui ma seda praegu teen. Mõelge, kui ma saaks raha selle eest, et ma seda, lõpetan. Mis su lemmiksöök on? Mulle meeldib karri ja mulle meeldib kanaliha. Nii et kui kanaliha karriga matsistada, siis on killer. Aga niimoodi päris lemmik ühte dishi ma küll välja valida ei oska. Mida arvad Eesti YouTuberitest? See on hea küsimus, sest et alles hiljuti oli siin Eesti YouTuberite vahel siukene väikene draama, kus siis siukene let's play'sid tegev YouTuber nagu Terminats rääkis natukene oma arvamusest Eesti YouTuberitest. Ma jätsin talle video alla ka kommentaari, aga draamaks nüüd on see asi vist lahenenud, aga on teatud nii-öelda audientsis on nagu tekkinud nüüd teatav lõhestatus, et inimesed võib-olla vihastasid ta peale, enam tema videosid ei vaata ja sihukene asi. Aga üldises plaanis on see, et ma ei anna hinnanguid, mida teevad teised YouTuberid, sest et see ei vii mitte kuskile. Mina leian seda, et iga inimene võiks teha täpselt seda content'i YouTube'is, mida ta nagu tegelikult teha tahab. Mina teen ka nii ja siis nagu ongi kõik. Et ongi nagu kõik. Mul on hea meel, et Eestis on YouTuberid üldises plaanis ja see, mida nad teevad, las nad teevad. See on lahe, no. Kuidas sul läheb? Kiirelt, väga kiirelt läheb praegu. Tahaks puhata. Mis innustas sind oma kanalit tegema? No võttes arvesse, ma tegin oma kanali 10 aastat tagasi, siis ma tahtsin üles laadida mängu Scarface The World Is Yours mingisuguse intro. Ma mõtlesin, et ma paneks YouTube'i mingi asja ülesse. See innustas. Aga nüüd, kui me räägime nagu uuest algusest, siis mind innustas see, et olid teatud teemad, millest ma tahtsin rääkida. Ma ei saanud nagu vait olla, mis ma hakkasin rääkima nendel teemadel lihtsalt. Siin ma nagu tulin oma kanalisse neile tagasi. Kui palju on sinu avameelsed arvamusvideod mõjutanud sinu isiklikku elu? Ei ole põhimõtteliselt. On nagu, ma olen tähele pannud seda, et mulle lähenevad 2 tüüpi isikud. Ühed on need, kes tahavad lihtsalt öelda seda, et mulle väga meeldib su näitlejatöö. Tihtipeale küll peetakse silmas nagu teletööd köögis või saates köök, sellepärast et televisioon on nagu kõikidel inimestel ja teatris käivad nagu vähesed inimesed. Ja siis astuvad ligi need, kes teavad mind kui YouTuberit. Et mul on nii-öelda 2 nägu, näitleja ja YouTuber. Aga üldiselt minu igapäevaelu ei ole nagu mõjutanud. Mul ei ole mitte keegi mitte kunagi siiamaani tulnud tänaval ligi öelnud, et sa oled ahve pane ennast põlema. Aga ma arvan, et see aeg tuleb ilmselt nüüd, kus ma olen selle valjult välja öelnud. Millist omadust sa ise enda juures kõige rohkem muuta sooviksid ja mis takistab sind seda tegemast? Ma tahaksin enda juures kõige rohkem muuta seda, et mul on kompulsiivne vajadus lugeda üle iga kommentaar, mis mulle video alla pannakse. Kindlasti ühel hetkel, kui mul oletame, et mul on 30 000 suubi, ma ei jõua enam seda teha ja siis ma ilmselt loobun sellest. Aga kuna neid tuleb tiksub juurde nii aeglaselt, siis ma vaatan iga asja üle ja mul on mingisugune soov igale ühele vastata või kuidagi nagu, kui keegi räägib mulle vastu, siis üritada nendega argumenteerida. Ja siis juhtub see, et ma lähen ise kontekstist välja ja ma tahaksin, et ma suudaksin püsida kontekstis, rohkem. Tahaksin olla parem inimene, nagu me kõik. Mida võiks Eestis paremaks muuta? Elatustase võiks kõrgem olla. Lisad Snappi. Sa mõtled nagu, et lisan sind sõbraks, ma ei tunne sind.
Sinu jaoks kõige olulisemad hea näitleja omadused: õppimisvõime, talent, analüüsivõime, ütle hoopis häid pick-up laine, kindlalt hakkan kasutama. Eesti on nii seksistlik, et naiste rahval ei ole kindlasti pick-up laine vaja kasutada. Sa võid olla hästi otsekohene selles mõttes. Meestel on vaja pick-up laine kasutada, sellepärast et ühiskond on selliseks arenenud. Ja see on kurb tegelikult. Kas pojale raamatut ka loed? Ma ei loe oma pojale raamatut. Tule, mis mõttesin loene? Kus kohast tuli idee hakata oma aega pühendama arvamusvideote tegemisele ning mis hetkest see regulaarseks muutus? No ma olen osaliselt nagu vastanud sellele küsimusele küll, et miks ma nagu ma ei suutnud enam nagu, ma tahtsin rääkida, sest et ma ei suutnud enam vaiki olla. Aga regulaarseks muutus see siis, kui juhtus see tore viral video, mis mul õnnestus teha Savisaare protsessist ja mul tekkis hästi palju tellijaid, ühesõnaga mulle nagu tekkis publik, siis selle hetkel ma sain aru, et ma võiksin seda ju tegelikult ära kasutada, et hakata regulaarselt tegema asju. Küll teistmoodi ja teist asja, aga mul on plaanis, või mul on ju mõte teha üks arvustusvideo veel. Fucking suletud uste taga. Mis temaatikaga videosid oleks tahet tulevikus veel teha või kajastavad videod, mis iganes hetkel päevakajalist ning närvi mustaks ajavat temaatikat? Ma ei planeeri oma videosid tegelikult mitte kunagi, et ma ootan alati mingisugust asja, millele reageerida, et keegi ütleb jälle midagi, siis kui mul on nagu see, et okei, kuule, võtan nüüd ennast kokku, aga see peaks video olema siis juba tegelikult. Et ma tavaliselt reageerin nagu asjadele niimoodi. Kas on olnud mõttes laiendada ka väljendusvormi näiteks vlogide või podcastidena, kus siis mõnel juhul vähemalt poleks tegu eelnevalt valitud kindla teemaga, vaid näiteks nädala ülevaatega ajuvabamatest uudislugudest, niisama pikemad temaatilised arutelud näiteks mõne külalisega ja nii edasi. Ja siis, et kas on olnud mõtteid kaasata arvamusliidreid videotesse? Jah, tähendab, mitte arvamusliidreid. Ma vihkan seda sõna arvamusliider tegelikult. Minu kohta öeldakse ka tihtipeale arvamusliider, mis on kusi, ma olen arvaja, eks. Tegelikult minu juurest on see suur vahe. Et mis puudutab erinevaid vlogisid, ka see on nagu vlogi selles mõttes, et ma ei taha kindlasti hakata rääkima sellest, et ma käisin täna poes ja siis ma lähen pärast sõpradega välja, et see on nagu mõttetu, pesen sa Jossiga pead ja midagi ennast. Podcastid asjad, jah, olen mõelnud, aga mitte tõsiselt kunagi, et praegusel hetkel selline formaat, nagu ma seda teen, tundub mulle mugav ja ma tahan ilmselt niimoodi ka jätkata. Aga ma ei välista siinkohal mitte midagi. Ma olen külaliste peale ka mõelnud, näiteks mõni kolleeg minu oma teatrist või nii edasi, aga tegelikult otseselt ma ei tööta hetkel selle nimel, et ma saaksin oma formaati laiendada. Aga ma tahan, aga mul ei ole selleks praegu aega. Miks ei ole tomatid ja kurgid eraldi taldrikul? Miks on toolid laua alla poolenisti lükatud? Miks on uks poolenisti lahti? Kusjuures ma panin kurgid ja tomatid eraldi taldrikule pärast seda kommentaari nägemist nagu tõsiselt. Tegelikult oli ka siis see, et ma tõin tomatid juurde. See on üldse mind tegelikult häirib see, et see laud siin on. Ma tahan, et mul oleks tegelikult puhas taust, aga mul ei ole mitte kuskil filmida niimoodi. Mul on lihtsalt... Ma näen alati selle lauaga vaeva. Ühel hetkel ma mõtlesin, pohhu, las vahivad tomateid. Selle video alguses oli kass laual, nii et ma ei tea. Aga hea tähelepanek muidu. Uks on poolenisti lahti, kusjuures sellepärast, et põhimõtteliselt, et kass saaks siit minna tuppa, kui ta tahab teise tuppa. Ainult selle pärast. Ma ei taha oma kassi liikumist piirata. Kui sa oled mingist inimesest rääkinud, näiteks Varro või Malle, siis kas nad on isiklikult andnud tagasisidet sulle? Või kas on keegi tuttavatest sulle kirjutanud? Mõtled just negatiivne tagasiside. Väga raske on paika panna, kes on Varro tuttav, kes mulle kirjutanud on. Kui tuli välja video Martin Helme ja Sirp, no siis räigelt sain heiti nagu selles mõttes, aga ma ei tea, kas need olid tuttavad. Inimesed ise ei ole. Kõige lähem samm oli see, kui mulle kirjutas Savisaare protsessi stsenarist. Edasised küsimused selle teemal, mida ta tahtis, sellele ma ei vasta. Aga ta ei olnud kuri selles mõttes, absoluutselt. Kui see loeb, et Varro postitas Varro võiks elada laste video oma sinna misoküünia kommuuni, mis tal Facebookis on, et
võib-olla see on mingisugune tagasiside tema poolt, aga see on nii null minu jaoks. Kuidas sa suhtud sellesse, kui su vaatajad, fännid sind üritusel või tänaval ära tunnevad ja tahavad tere ja keep up the good work öelda? See on lahe ja seda juhtub tegelikult nagu suhteliselt palju isegi. Et mul ei ole selle vastu mitte midagi, kui keegi mind ära tunneb või keegi ütleb mulle, et hei, ma olen fänn või noh, mul ei ole selle vastu mitte midagi. Mis mulle ei meeldi, on jõllitamine. Et seda tuleb ka ikka ette, kuidas inimene lihtsalt ja see on ebameeldiv mul endal niimoodi teha praegu, et ilmselt oli seda ebameeldiv vaadata. Täpselt selline tunne mul ka, kui mind niimoodi jõllitatakse. Ja ühe korra elus on mul olnud ka selline loomaja efekt, kuidas mulle Rimis Viljandis astus mees liigi ütles, noh, tere, mul poeg tahab näitlejat näha, et no tule vaata. Ja siis tal tuli poeg koos emaga ja siis nad vaatasid mind, nagu ma oleks mingi loom. See oli nagu ebameeldiv. Sa käisid Arvamusfestivalil ja tundus, et sul oleks Mart Helme vastustele mõned kommentaarid. Kas selle kohta tuleb ka video? Ma käisin Arvamusfestivalil 2 aastat järjest ja mulle meeldis nüüd see viimane Arvamusfestival aastal 2016 nagu kuidagi pisut rohkem. Ma käisin Rõe telgi juures, sellest võiks rääkida tunde, kui õudne see oli. Aga Mart Helme vastu, tegelikult mul ei ole mitte midagi kommenteerida, sest et antud hetkel koha peal mõned asjad olid lihtsalt, et noh, miks ta nüüd nii ütles või, et noh, loomulikult ta vastab kuidagi niimoodi, aga üldiselt mul ei ole selle kohta mitte midagi kommenteerida tegelikult praegu. Keda sina Eestis vaatad, fännad? Ilmselt on siis nüüd peetud silmas YouTuberid. Ma ütlen täiesti ausalt, ma ei vaata Eesti YouTuberid. Mis oli sinu esimene video YouTube'is? Ilmselt oligi see, millest ma juba rääkisin, et mängu Scarface The World is Yours, siis esimene cutscene oli minu esimene video. Ma lihtsalt lindistasin selle ja panin netti ülesse, sest et ma olin neurolaser siis. Kuidas mõjutab köögis osalemine sinu igapäeva elu? 0, üldse ei mõjuta. Kes on lemmikud välismaised YouTuberid? Okei, no ma vaatan oma subscriberit, toon välja mõned siuksed rohkem tuntumad võib-olla. Retro Ahoy, Ashens, siis Cinemassacre ehk siis Angry Video Game Nerd, põhimõtteliselt võib-olla tunnete teda niimoodi. Nostalgia Critic, siis H3 Productions, Gopher, Internet Comment Etiquette, super inimene. Jim Sterling, John Tron, siis Muscraft videos, see vastab ühele teisele küsimusele ka, PewDiePie, Pro Jared, Total Biscuit, Your Movie Sucks. No need on siin veel, aga ma tõin lihtsalt mõned välja. Ma küll vastasin sellele küsimusele, aga kas sul oli alati plaanis YouTube'iga tõsisemalt tegelema hakata või sa vaatasid, et Savisaare video läks hästi ja went with the flow? Panen käe südamele ja ütlen, Savisaare video läks hästi and I went with the flow. Oled mõelnud vandenõudest videosid tegema hakata? See oleks huvitav. Ma ei ole vandenõu teoreetik. Kas sind on näha millalgi mujal filmis, sarjas, saates kui ainult sari köögis? Noh, ma mängin teatris ka selles suhtes. Ma olen teatrinäitleja ka, ma olen teatris teinud rohkem kui televisioonis, aga ma saan aru, et tegelikult ikkagi tavalisele eestlasele on televisioon nagu veits nagu kõnekamasi. Et ma olen olnud saladustes, eks ole, aga kui me räägime nii-öelda veel tulevates, siis kindlasti ma tahan, alloo, produtsendid, ma olen siin. Kindlasti ma tahan olla kuskil, aga ma tean seda, et praegusel hetkel varsti tuleb Kanal 2 vist suke saade nagu Eestlased, Endli rahvas. Hästi vastik pealkiri on saatel. Sorry, Sander. Et seal ma ilmselt astun ülesse, kus ma räägin ka sellest samast, istun siin samast toolis ja räägin. Aga see peaks olema ühel, kas teisipäeval või? Varsti, ühesõnaga jälgige Kanal 2 mingit saatekavas saate teada. On su töö juures kolleegid ka ütelnud, et no näe, jälle sa sinna netti postitad mingit hala? Ei ole öelnud. Kas oled kogu aeg tahtnud näitlejaks saada? Ei, 11. klassis tahtsin hakata näitlejaks. Kas oled plaaninud enda juurde võtta mõnd hädas olevat pagulast või eelistad siis ka oma hädas olevad rahvuskaaslasi? No ma nüüd ei tea, kas keegi on üritanud teravmeelitseda või mitte, aga ei, ma ei taha enda juurde. Miks ma võiksin enda juurde võtma võõra inimese elama? See ei ole loogiline.
või eelistad oma hädas olevaid rahvuskaaslasi. Ma ei võta hädas olevaid eestlast ka enda juurde võõrast inimest elama. Kas te saaksite lahata populismi erinevaid tahke ja selle valguses küsiks ka, et miks inimesed kipuvad eelistama info- ja kommunikatsiooniruumi, mis olemasolevaid arusaamu või väärtusi kinnistab? Viimasele poolele ma ütlen seda, et see on sellepärast, et see on mugav ja see on teatav selline, see kinnitab juba inimese maailmavaadet selles mõttes. Sellepärast ongi konservatiivid teevad uudise konservatiividele, liberaalid teevad uudiseid liberaalidele ja see on tegelikult, jah, see on problemaatiline, aga niimoodi see maailm töötabki. Ja siinkohal ma pean tegema nüüd jälle reklaami. Kas te saaksite lahata populismi erinevaid tahke? Teater Mustkast septembris esietendub minu selline monotükk pealkirjaga avameelset arvamisest, kus ma seal räägin populismist. Ilmselt siis ma võin video ka teha, aga pärast. Mida arvad holocashist? Kas anaalseadus tuleks rakendada? Vaata, see on nüüd, ma saan aru, kasuta imi Pada Hermine, ma tean, kes sa oled tugev, kuidas öelda, patoloogiline kommenteerija ja sa oled anonüümne, seepärast, et sa oma päris nimega ei julge rääkida. Aga nüüd ma ütlen sulle seda, et nali peab olema väga täpne, kui sa üritad nalja teha. Kas anaalseadus tuleks rakendada? Võttes arvesse, et sükest asja ei ole olemas, julgen ma oletada, et sa oled võib-olla pidanud silmas kooseluseadust, sellepärast, et kooseluseadus ilmselt sinu maailmavaate järgi käib ainult nagu homodele. Tegelikult ei käi, aga eks arusaamine olegi mõnedel inimestel natukene piiratud või nii. Siis, aga kooseluseadus on juba vastu võetud, et selles mõttes, miks sa siis üldse küsid? Ja mida sa arvad holocashist? Nagu ma ütlesin, nali peab olema täpne. Kas sa mõtled holocashi all seda, mida nimetatakse holocashiks, ehk siis see, kui juudi rahvusest inimesed teenivad holokaustiga raha, ehk siis tehakse film holokaustist, kõik elavad kaasa, kõik lähevad vaatama, ostavad pileti, teenivad sellega raha. Kas sa mõtled seda holocashi? Või sa mõtled seda holocashi, mis on seotud virtuaalreaalsus pornoga? Nagu sa näed, meil on siin juba nagu 2 versiooni holocashist. Nagu ma ütlesin, nali peab olema täpne, mida sa silmas pidasid. Ma võin ka munn olla, ära põe. Olete teinud analüüsi või kritiseerivaid videosid erinevatel teemadel, kuid ma sooviks teada, milline teema teie jaoks kõige südame lähedasem või mis teid kõige rohkem ühiskonnas häirib. Ma vastan hästi üldiselt, mind häirib mõnetine ebaõiglus. Ja see ebaõiglus on pigem nagu see, et meil lubatakse kuidagi eksisteerida sellisel asjal, mida mina nimetaksin sotsiaalne autoriteet. Et on inimesed, kes dikteerivad nagu teistele, mis on õige ja kuidas peab elama. Et ma saan aru, see on selline minu kui liberaali vastus praegu, et inimesed on vabad, aga ka mina olen kohati väga konservatiivne inimene. Et selles mõttes mina olen üldiselt, mind häirib sotsiaalne autoriteet, dikteerin teistele, kuidas peab elama. Ja see on väga paradoksaalne, sest et kui mina ise ütlen seda, et ärge kuulake sotsiaalset autoriteeti, siis ma olen ise sotsiaalne autoriteet. Mis andis tõuke selliste klippide tegemise alustamiseks? Ma vastasin sellele küsimusele, aga ma kordan üle, et see on puhtalt see, et on teatud teemad, millest ma tahan rääkida. Et ongi, keegi ütleb midagi ja siis ma reageerin ja üritan argumenteerida ka. Kas te jätkate ka tulevikus nii nimetatud juhtumipõhiste videotega või on tulevikus loota ka üleüldiseid mõtteavadusi mingitel teemadel? Ma arvan, et on küll jah, mingid teemad, millest võiks rääkida. Ja näide oli tegelikult naised ja ajateenistus. Küll aga see oli Postimehe video, et selles mõttes selline pikem hala, nagu ma teen siin, siis ma arvan küll jah. Võib-olla veidi teistsugune küsimus, kui te ütlete otse või vihjate, et paljud inimesed on idioodid. Kuidas te defineeriksite arukat inimest? Ma saan aru, see minu suunas torge, mille ma võtan vastu ja tunnistan. Tõesti, ma olen öelnud väga paljudele inimestele idioodid. Aga mina leian, et vahest on kontekst ka oluline. Kui minu video alla kirjutab mingisugune, ma niimoodi halvasti öelda. Kui minu video alla kirjutab üks inimene, et pask video, siis minu arust on ta idioot, kui ta lihtsalt kirjutab sellise asja ja ta ei põhjenda. See video on halb, sellepärast, et sul on see viga. Seda inimene ei tee, lihtsalt kirjutab sitt. See on Delfi kommentaar. See on lollakas. Aga kui ma nimetan inimesi oma videos idiootideks või midagi, siis tavaliselt ma mõtlen sellele seda, ma nagu
heidan inimesele ette seda, et ta nagu kuidagi on väga suletud silmaringiga või ta ei lase, on liiga jäärapein, et ta ei lase teisi asju endale ligi. Et ma ei ürita defineerida sõna idioot. Kindlasti olen ma läinud liiale, kui ma seda sõna kasutan ja kindlasti ma lähen sellega veel liiale. Ja kuidas defineerida arukat inimest? See on juba raske ja ma ei taha seda teha. Ma lihtsalt leian seda, et inimesed võiksid olla iga info suhtes väga-väga kriitilised. Et selles mõttes, et kui inimene loeb objektiivi, uued uudised ja võtab seal kõike nagu väga kriitiliselt, siis täpselt samamoodi peab ta lugema ka Eesti Ekspressi, Delfit, Postimeest, Õhtulehti ja nii edasi. Et igasugune info, mis inimene saab, peab ikka sügavalt järgi mõtlema, peab nagu fakte kontrollima. Kes peaks saama Eesti presidendiks? Ma olin tugev Eiki Nestori pooldaja, aga minu arust on Eiki Nestorile on väga hea alternatiiv. Mina leian seda presidendi debati pealt vaadates, et Siim Kallas on tegelikult selline mees, kes on maailmavaadetelt suhteliselt sarnane Eiki Nestoriga, lihtsalt tal natukene ettevaatlikum. Nii et mine tea, võib-olla on Siim Kallas isegi parem president kui Eiki Nestor. Aga loomulikult nüüd on aeg kõikidel mulle peale sittuda, sellepärast et ma pooldan Reformierakonna asutajaliiget presidendi kandidatuuris. Aga ma ei tea, kas on vaja igale inimesel poliitilise vaate pärast nagu kaela sittuda või ma ei tea, võib-olla. Vaadake, kui paljud situvad neile kaela, kes tahavad, et Mart Helme on president. No aga noh, laske tulla, mul on suva. Kas riik peaks sinu arust eksisteerima? See on natuke liiga lai küsimus, et sellele praegu vastata, et noh, ma ei tea, jah. Mis on su hobid? Minu hobid on videomängud ja siis ma ei tea, vaatan YouTube'ist ka asju. Märt, sulle pakutakse rolli dokumentaalsarja Savisaare protsess uues hooajas. Ma ei tea, kas see on päris pakkumine või see on lihtsalt hüpoteetiline. Palk 100 000 eurot, kas oleksid nõus? Jaa, loomulikult 100 000 eurot. Võttes arvesse, et ma tahaksin osta endale nagu korteri ja auto, siis muidugi. Näitlemine on mu töö. Ma võin tööd teha ka siis, kui see mulle võib-olla ei meeldi. Kas on võimalik, et erakond, mis defineerib end konservatiivse väärtuste kandjana, on vasakpoolse paksu riigi pooldaja? Ma vastan selle küsimuse lihtsalt jah. Ma küll ei tea, mida sa pead paksu riigi all silmas, aga otseselt ma nagu ma ründaksin selle küsimuse ühte punkti või ühte osa sellest, mis on nagu see, et konservatiivsus ja liberaalsus on eraldi telg kui vasakpoolsus ja parempoolsus. Sest et kui me liigume vasakult paremale, siis tegelikult liberaalsus ja konservatiivsus on teise telje peal. Ehk siis see tähendab seda, et on võimalik, et eksisteerib konservatiivne vasakpoolsus. Hea näide on tegelikult ju meie oma ajaloost tuntud siuke tore asi nagu Nõukogude sotsialistlik vabariik. Et tegelikult oli see vasakpoolne ideeliselt, aga ta oli konservatiivne. Nõukogude liidus ei olnud, homoseksuaalsus oli taunitav, siukest asja eksisteerinud, see oli mingi jura. Et tegelikult oli nagu konservatiivne. Praegusel hetkel üritatakse kuidagi inimestele vähe määrida seda, et tegu oli multikulti mingisuguse katlaga. Aga inimesed unustavad ära selle, et multikulti katel Nõukogude liidus oli tegelikult vaheprotsess põhimõtteliselt, mille eesmärk oli see, et me kogume erinevad multikulti kokku ja siis me kasvatame nendest ühe halli massi, mis on Nõukogude kodanik, Nõukogude liidu kodanik. Et selles mõttes on see ikkagi nagu konservatiivne lähenemine. Ja täpselt samamoodi ma küll ei tea, mul ei tule praegu ette ühtegi liberaalset parempoolsust. Aga kui me vaatame oma Eesti poliitilisele maastikule, siis tegelikult IRL on hea näide sellest, et nad on liberaalsemad kui EKRE, aga nad on siiski parempoolsed. Et tegelikult liigume korra äärmusesse, kujutame ette, et miks ei võiks olla võimalik selline asi, et on rahvusriik, parempoolne, kõik, aga kõik, mis Eestis on Eesti ja see on meie oma ja see on lahe. Et põhimõtteliselt, et jah, meil on siin geid, aga need on meie geid, Eesti geid. Noh, et see on natukene selline karikatuurne näide, aga kindlasti ei tohi nagu parempoolsusele külge pookida. Parempoolsus on konservatiivne ja et vasakpoolsus on ainult liberaalne, see ei ole niimoodi. Kuidas suhtute islamisse selles valguses? Jutumärgid algavad. Islami rahumeelsust ülistavad ja piiramatut rännet kaitsvad liberaalid ei mõista, et islami poliitilise mõju kasv
seoses demograafilise muutusega tähendab liberaalsete väärtuste ehk siis naiste ja seksuaalvähemuste õiguste, arvamus- ja usuvabaduse, multikultuursuse ja sallivuse vähenemist ühiskonnas. Islami rahumeelsust ülistavad. Kes see ülistab islami rahumeelsust? Islam on religioon, õpetus. Ja kõik inimesed, kes väidavad seda, et islam on ainult vägivaldne ja toetab ainult vägivalda, see on väga problemaatiline lähenemine. Uues testamendis on kirjutatud Luuka evangeeliumis 19:27. Aga need mu vaenlased, kes ei tahtnud, et ma nende üle kuningas oleksin, tooge siia ja lööge nad maha minu ees. Et me võime siit juba välja võtta selle, et piibel ka üritab meile selgeks teha, et uskmatud tuleb nagu maha lüüa. Ja nüüd tuleb mulle inimene uksest sisse, tšau, ütleb, et aga Märt, sa võtad praegu piiblist 2 rida ja võtad need täiesti kontekstist välja. Aga kas see ei ole täpselt sama asi, mida Koraaniga tehakse või? Ma ei tea ühtegi inimest, kes ülistaks islami rahumeelsust. Ma ei tea, kas see on, ma ei tea, kus kohas see tsitaat on võetud, aga see on väga liialdav ja see on väga laetud põhimõtteliselt. Ja piiramatut rännet kaitsvad liberaalid. Mitte ükski Eesti liberaal ei kaitse piiramatut rännet. See on meelevaldne liialdus. Aga tähelepanek see, et islami poliitilise mõju kasvades, et põhimõtteliselt siis liberaalsed väärtused nagu langevad, siis siinkohal ma tooksin tegelikult võrdluseks praegu selle, kui paradoksaalses olukorras me oleme. Konservatiivid ei luba teisel konservatiivsusel peale tulla, mis on hästi naljakas. Kui islam tungib meile peale ja vähendab liberaalset maailmavaadet, siis miks see konservatiivide arvates üldse halb on? Tekib küsimus. Ja vastus on tegelikult väga lihtne. Usk on teine konservatiivsus. Ja ongi kõik. Ja religioon ise ei ole ohtlik. Inimesed teevad selle ohtlikuks ja see on probleem. Et minu suhe islamisse ei muutu sellest, kui mulle saata mingisugune laetud tsitaat. Kuidas sattusid näitlemise peale ja kaua sa sellega tegelenud oled? Esimene näitleja töö põhimõtteliselt selline suurem oli aastal 2011, mis tähendab siis praeguses seisus põhimõtteliselt nagu 5 aastat. See oli siis Talgu film täitsa lõpp, mängisin peaosa, pärast seda ma õppisin näitlejaks Viljandis ja siis põhimõtteliselt ongi, ma olen 5 aastat tegelenud näitlemisega. Mida soovitaksite noortele, kes sooviksid ka väga näitlejaks saada? Noh, ma ei tea, proovige teatrikooli sisse saada. Lugege palju, selles mõttes ka, lugeda on vaja. Ma tegin Jeesuse kujulise pannkoogi ja kogemata kõrvetasin selle põhja. Kas ma lähen selle pärast põrgusse? Jaa, sa põled põrgus igavesti. Ja Varro torgib sind seal sihukese argiga. Tada! Esimene Q&A on läbi. Mõned küsimused kordusid, nagu video sees ma mõtlen, aga need olid võib-olla sihukesed asjad, mida ma tahtsin üle korrata. Aga üldiselt aitäh küsimuste eest. Väga vähe sain sitta, ilmselt see on sellepärast, et nagu väga paljud inimesed ei saanud haisu ninna. Ma loodan, et te saite küsimustele vastused. Kui on edasisi küsimusi, siis palun, te võite nagu kirjutada siia alla. Ma mõtlen mingisugused täpsustused või asjad, et uus küsimus näiteks, et mis sa arvad sellest, et marmorkook on maitseb? Et noh, mitte sihukest asja, aga ja siis ma ilmselt hakkan video alla lihtsalt teksti vormis vastama, et või oodake järgmist Q&A-d, mis praeguse seisuga tuleb aastal, võttes arvesse, mu kanal on 10 aastat vana, aastal 2035 tuleb järgmine, ilmselt ma tahan nagu pikema pausi teha, aastal 2035 tuleb järgmine Q&A, et küsige siis, oodake nii kaua, laske küsimustel lagerduda. Aitäh, et küsimusi küsisite ja ma ei tea, järgmise korrani vaatame mingit järgmist videot. Ma lähen nüüd teen endale süüa, sest muidu ma suren nälga.